kui võrrelda nüüd Pelgulinna ja Mustamäe gümnaasiumist, nad on väga erinevad. Nad on kujundatud erinevast kontseptsioonist lähtuvalt, vastavalt asukohale. Nende ruumiprogramm on sama, aga kõik muu on juhindunud siis tegelikult vastavalt sellele, mis on hoone kontseptsioon ideestik. Et kui Pelgulinnas oli see ideestik selle puidu esile toomine, siis siin meie peamine küsimus on olnud, kuidas sellele kohale vastata, aga samal ajal ka see hoone eluiga. Et siin on see alumine korrus on ühtemoodi kujundatud ja ülemine on teistmoodi. Et me oleme mõelnud selle peale niimoodi, et esimene korrus, ilmselt on ta avalik hoone ka tulevikus edasi. Et esimene korrus ongi siuke linnaga suhtlev, avalik funktsioon. Me näeme, kuidas need samad trepistikud lähevad sinna hoonesse sisse ja üleval on siis see, mis saab siis vajadusel seda muutust oluliselt rohkem vastu võtta. Meie eesmärk oli anda hoonele hästi tugev identiteet. Kutsusime seda siis hõbenooleks, mis meie silmis on siuke, kosmoselaeva nimi, et ta on üks sõiduk. Ja see sama identiteet on see, millega siis saab ka tegelikult see sama kool suhestuda. Et meie kujutlus sellest sõidukist on selline, et see on tegelikult sõiduk on hoone ja ta sõidab arhitektuurses mõttes läbi aja, ta sõidab läbi erinevate funktsioonide. Ja nüüd tegelikult on olnud väga-väga tore, sest et selle sama kooli siukse nimetuse või identiteediga on see uus kool väga palju ja väga hästi suhestunud. Mõneti me käsitlesime seda hoonet koheselt natuke ühte prototüüpi, et me ei tea kõiki vastuseid ja sama on ka selle puiduga, et kuidas ta tegelikult ajas vastu peab siin väliskeskkonnas. Me näeme, et see fassaad on selline põnev ruumiline struktuur, mis pakub hoonele sellist passiivset varjestust, aga loob ka mõnes mõttes hoone ümber sellise võib-olla natuke demokraatlikuma ruumi, et ta kutsub ennast kasutama, et ta ümber on selline 300 meetri pikkune pink, kus saab istuda, kus saab pesadesse minna, et võib-olla üritab olla natukene selle võib-olla ajalooliselt sellise koolihoone hierarhilise oleku nii-öelda muutja või et kool kui selline sõbralik keskkond. Ja selle fassaadiga, puiduga me oleme mõelnud seda, et ta tegelikult võiks kesta kauem kui meie ideaalis. Selle hoone eluiga on, me oleme mõelnud sellest tegelikult kui niisugusest, et ei saagi õiget numbrit öelda, et see eluiga sellel hoonel on selline, võiks olla niisuguse lõputa perspektiiviga. Kui täna nendesse projektidesse kirjutatakse ja samal ajal ka sellele süsiniku jalajälje arvutustesse, et ta peaks kestma 50 aastat, siis siin me oleme mõelnud selle peale, kuidas see saaks kesta maksimaalselt kaua. Ja nüüd see hoone on tehtud niimoodi, et esiteks on ta sellisest materjalist, mis kestab betoonist, teiseks on ta siin kohas universaalne, nii et see topeltfassaad, mis tal on, see lihtsalt on selle koha spetsiifiliselt õige lahendus, et üks külg võtab kinni selle lõunapäikese, teine külg võtab selle läänepäikese ja see sobib siia, ilmakaared jäävad samaks, see sobib siia kogu aeg. Ja see küsimus seda hoonet projekteerides oli nimelt just see, et kõige rohkem võetakse hooneid maha seepärast, et funktsioon muutub. Kuidas projekteerida selline hoone, mis saaks kesta edasi ka siis, kui see sisu muutub. Ja täna, kui me näeme neid samu poste ja asju siin väljas, siis see rütm või see ülesehitus postide näol ongi mingit pidi meie jaoks see hoone. Et need ruumid, mis seal sees on, kõik saavad muutuda ja see sama karkass-süsteem, sahtel, mille sisu saab muutuda, see ongi see, mida me siia projekteerisime selleks kooliks. Meil oli tunne, et ega see puit ei ole mõnes mõttes ainukene viis, kuidas selliseid tänapäevaseid keskkonnasõbralikke hooneid teha, aga see on üks võimalik viise. Ja me katsetasime selles mõttes selle tee ära, tehes 85% selle hoone kandekonstruktsioonist puidust. Me kasutasime puitu ka kõikidel teistel erinevatel viisidel siin hoones, et me üritasime mõnes mõttes võimendada seda puitu natukene tavatult üle võlli, et tegelikult see mõju avalduks läbi selle fassaadi, selle kandekonstruktsiooni, aga ka siseelementide, käsipuude ja kõige selle,
et võib-olla kombata selle puidu nagu selliseid piire, et kas me saame täna seal hoones nagu nii palju kui võimalik seda puitu nagu erinevatesse rollidesse panna ja mulle tundus, et tegelikult saab ja suhteliselt edukalt, et seal on teatud piirangud küll puiduga ehitamisel, kandekonstruktsiooni sammud on tihedamad, suuri neid sildeid on nagu raske lahendada, aga kokkuvõttes võiks öelda, et puidust tänaste avalike hoonete rajamine on siiski väga hästi võimalik. Et eeldatav selline eluiga võiks sellel olla kuskil 25 aastat täna. Me sattusime tegema Mustamäe ja Pelgulinna riigigümnaasiumid sisuliselt samal ajal ja need hooned olid tegelikult täpselt sama suured. Mõlemal oli sama palju ruutmeetreid ja täpselt samad ruumid isegi sees. Ja meil õnnestus projekteerida üks hoone puidust nendest riigigümnaasiumitest ja teine siis Mustamäe betoonist. Meil tekkis tegelikult siin büroos väga hea võrdlusmoment nende kahe hoone vahel, et milline on see hoone jalajälg siis puidul ja betoonil. Ütleme, kui me võtame selle sama 50 aastase elu ja olgu see siis Mustamäe või Pelgulinna hoone, tulemus oli selline, et 60% umbes oli see energiatarve ja 30% see sama nii-öelda keham. Ja sellest siis veel väiksem hulk on siis omakorda see puidu osakaal. Aga kui me näiteks arvutaksime seda 150 aasta peale, siis juhtub niimoodi, et kogu selle hoone, nii-öelda see, mida me täna ehitame, muutub oluliselt väiksema proportsiooniga ja seetõttu ka tegelikult järjest vähem muutub oluliseks väga pikkade elueaga hoonete puhul see, millest ta on tehtud. Me ei lähtu ainult sellest, et kuidas nagu hoonet eluaja jooksul kasutatakse, vaid me mõtleme juba kohe sellest, et meil on olemas kuskil ju materjalide tootmine. Me peame saama selle puidu metsast või me peame need selles mõttes betooni kuskil ikkagi tootma, tema transport objektile. See on nagu võiks öelda see tootmine, materjalide tootmine on nagu selline esimene etapp. Teine etapp võiks olla siis see, et me ehitame selle hoone, see transport objektile on oluline. Kolmanda etapina siis, kui hoone on valmis, siis on see hoone ise ja tema eluiga, mis täna on siis ütleme selline keskmiselt 50 aastat Eestis. Ja lõpuks on siis hoonel lammutus ja jõuab ringipidi tagasi nagu see elutsükkel, siis on nii-öelda surmajärgne elu või siis selline, me nimetame seda täna, et kas seal on ka mingisugune taaskasutus nendel materjalidel, ehk meil tegelikult on selline järelelu hoonetel, et kas me saame neid materjale kuidagi nagu taaskasutada või seda hoone enda kandekonstruktsiooni, et seal võiks tekkida võimalus tegelikult seda mingil määral ka juba kohe projekteerimisel arvesse võtta, et kas ta on taaskasutatav. Pelgulinna riigigümnaasiumi ja Mustamäe riigigümnaasiumi siis selline põhiline erinevus ongi nagu nende kandekonstruktsioonide erinevuses, et üks hoone on siis põhiliselt ehitatud puidust ja teine betoonist ja me täna näeme, et see toob tegelikult, ütleme siis sellises tervikjalajäljes, mis hoonele tekib kuskil sellise, ütleme, ligikaudu esmane arvutus 10% vahe, aga kui hiljem vaadati seda tegelikult nagu selliste Eesti päris nagu näitajatega, mis täna on, siis võtavad arvesse ka ehitusmaterjalide tootjate täpseid andmeid, siis tuleb välja, et see on ligikaudu võrdne või isegi see betoonhoone on veidi parem kui see puidust hoone. Et väga palju siis määrab seda see, et kas materjalide tootjate enda tootmine kui selline on jalajälje mõttes nagu keskkonnasäästlik või mitte. Et kui meil täna betoonsektor on suhteliselt innovaatiline ja suutnud oma tootmise viia selliseks efektiivseks, siis kas puidutootjad suudavad sellega nagu kaasa joosta ja olla samuti innovaatilised. Kui nüüd võrrelda betooni ja puitu, siis betooni puhul selgelt on praegu ülekaalus see arvamus, et ta siiski toodab CO2 just läbi oma põhisideaine ehk siis tsemendi tootmisel eralduv CO2 on siis tekib nii protsessis kui ka põletamise käigus ja tõesti need on päris suured kogused
ja see on siis see, mis on nähtav, kõik näevad seda, eks ole, see on tsemenditehase korstnad tossavad ja kõik on selge kõigile. Betooni CO2 õhku paiskamist saaks vähendada selliselt, et vähendada siis tsemendi tootmisel süsiniku jalajälge. Selleks on tõesti tänapäeval väga palju tehtud uurimisi ja kõige lihtsam täna on lahendus, kus siis asendatakse osad tsemendist, sideaines asendatakse samaväärsete mineraalsete lisanditega, mille jalajälg on palju väiksem. Ja teine võimalus tõesti on siis see, et see CO2, mis tekib, see püütakse hoopis kinni. Ja täna on tõesti olemas, vähemalt siin Euroopas on näide olemas, kus Norra riigis, Norra tsemenditehases tehti siis selline tehnoloogia, kus siis püütakse kogu CO2 kinni, veeldatakse, kogutakse mahutitesse ja osa veel suunatakse läbi torustike maa-alustesse, tühjadesse naftamaardlatesse, mis on siis nagu tühjaks pumbatud, nii et see CO2 püütakse täielikult kinni ja see on siis nii-öelda CO2 vaba tsement, aga loomulikult see tehnoloogia on äärmiselt kallis. Tuleb tunnistada, et betoonil täna tõesti asendust ei ole. Ta on materjal, mida kasutatakse kõrghoonete ehitamisel, teda kasutatakse hüdrotehnilistes ehitustes, sadamakaid, veealused ehitused, nii et ta on selles mõttes ikkagi täiesti omast klassist materjal, mida on tõesti keeruline asendada. Lisaks siis tõesti veel see, et ta on ka tulekindel materjal. See, et hoone on 50, 60 või 70 aastat vana, ei tähenda veel, et tema elu hakkaks lõppema. Ja isegi kui hoone elukaar hakkab lõppema, siis on potentsiaal neid ehitusmaterjale kasutada järgmiste hoonete ehitamiseks. Selle jätkusuutliku või ringse ehitamise teemaga on Euroopas tegeletud oluliselt kauem kui meil siin Eestis, aga viimastel aastatel on ka Tehnikaülikoolis ja mujal hakatud uurima võimalusi, kuidas ikkagi olemasolevaid hooneid tervete elementidena demonteerida, et neid detaile siis järgmiste hoonete ehitamisel korduskasutada. Ja erinevate hoonete puhul on põhimõtteliselt ära näidatud, et see on võimalik, nii et ka raudbetoon suurpaneelelamud või tellistest hooned on võimalik suurelementidena lahti võtta ja järgmisteks hooneteks kokku monteerida. Ja see ongi see suund, mille poole pürgida, kuna see tähendab, et me saame realiseerida kõige suuremal määral nende elementide korduskasutuse potentsiaali, ehk siis me ei pea neid kuidagi ümber töötlema ja kulutama siis täiendavat energiat uute ehitusmaterjalide tootmiseks. Jah, Eestis on vähemalt üks esimene katsetus tehtud raudbetoon suurpaneelelamuga, mis paiknes Valga linnas, ehitatud 90-ndatel, kusjuures tegemist oli majaga, kus ei olnud kunagi veel sees elatud, mistõttu olid need liitekohad ka paremini näha ja nende hoonete nii-öelda lahti lõikamine kaaskeevituse meetodil terasdetailidest õnnestus siis paremini. Üheks heaks võimaluseks vanade materjalide kasutamiseks on maastikuarhitektuursete lahenduste puhul.
kus tihti on need materjalid koha peal käepärast saada, näiteks eelmiste hoonete lammutamisest. Ja maastikuarhitektuuris on nendele materjalidele esitatavad nõuded oluliselt madalamad, kui nad oleks näiteks hoonete ehitamisel. Seetõttu on ka riskid madalamad ja näiteks Veerini kvartalis on ka erinevate mineraalsete materjalide nagu betoon, looduskivi, tellised, seda siis ka realiseeritud. See hunnik siin on paljude jaoks ja meil Eestis enamasti jääk. See pärineb keskkonnamaja või loodusmaja, kuidas seda nüüd praegu kutsutaksegi, ehitusobjektilt, keskkonnamaja vundamendi süvaendist, lennusadama kõrvalt. Tegemist on 500 miljardit aastat vana kambriumi sinisaviga ja minu andmetel peaks see materjal enamasti rändama praegusel hetkel väokarjääri täiteks. Meie koos kolleegidega oleme võtnud nõuks, et vaatame sellele jäägile korra ikka veel tähelepanelikult otsa. Ja kuna oleme näinud, et Euroopas on päris mitmed praktikad, kes seda sorti jääke väärindavad, luues sellest jäägist ehitustooted, siis oleme meie täpselt seda sama hakanud tegema. Selline mõiste nagu ringne arhitektuur, et seda võib mõtestada erineval moel, et ühelt poolt see on nagu mõtteviis, kus juba siis, kui projekteeritakse hooneid, arvestatakse sellega, et need oleks võimalik üks hetk lahti võtta. Et materjalid ei ole omavahel liidetud lahutamatuks tervikuteks, on kasutatud nagu selliseid nutikaid sõlmlahendusi, et hooneid saab siis, kui on vaja kiht-kihi haaval parandada, ümber vahetada materjale, neid saab ümber muuta vastavalt siis muutuvale ruumivajadusele või ka siis lõpuks täiesti maha võtta, lammutada ja nii, et jääks nagu minimaalne jääde. Aga teisalt poolt on see ka see, et me juba olemasolevat hoonet käsitleme kui materjalipanka. Me vaatame, mida saab olemasolevast hoonest võtta, vaatame teda kui doonorhoonet ja projekteeritavat hoonet kui siirdehoonet, et seda saab vaadelda nii renoveerimise kui ka uute hoonete projekteerimise puhul. Ja Oslos on ka üks väga eesrindlik näide maaarhitektidelt. Üks kontorihoone, mis on pooleldi renoveeritud ja siis osa sellest on juurdeehitis. Ja selles hoones on 80% materjalist taaskasutatud. Et alates siis betoonõõnespaneelidest, vahelagedest, terastaladest kuni viimistlusmaterjalide ja siis ka mööblini. Sellega seoses loomulikult kaasnebki arhitektuuris uus esteetika, kus me ei saa enam täiesti puhtalt lehelt alati hooneid üles joonistada, vaid me peame arvestama juba olemasolevat. Tegelikult on täiesti võimalik sellisel viisil luua väga huvitavaid ja põnevaid hooneid ja need ei pea olema justkui prügimäed, vaid neil ongi täiesti mingisugune uus kvaliteet. Siin on tegelikult toimumas praegu üsna unikaalne protsess Eesti materjali ja arhitektuuri maastikul. Põhjakaldal üks eramaja on otsustanud, õigemini üks arhitekt on otsustanud ühe eramaja juurde projekteerida Tampsavist kabinetraamatukogu. Ja hetkel käib siin siis põhimõtteliselt nagu kokanduskool, et retsepti siis paika ajamine. Ja retsepti komponentideks on siis seesama mainitud siis sinisavi. Siin on ta siis jahvatatud, kujatatud kujul. Siin on siis mingi teise fraktsiooniga kruusa. Ja mis on veel väga oluline, ma ei tea, kus kohas see teil on, aga see, täpselt, selle sama eramaja kaevaaugust pärit liiv. See on see, kuhu poole tegelikult arhitektuur ja materjalide kasutus üldse võiks liikuda, et materjale me ei too mitte kaugelt Hiinast, vaid kasutame võimalikult ehitusobjekti ligidal. See on tegelikult selline uus paradigma, mis ei ole veel päris sellist majanduslikku mõõdet leidnud, aga mis otsib oma siis sellist nagu väljapääsu. Mina mõtlen niimoodi, et see ei ole tegelikult tähtis ainult, ütleme niimoodi, transpordi jalajälje kontekstis, vaid siin on tähtis ka see, et kui me arhitektidena tegelikult midagi projekteerime, siis igal materjalil on oma mingisugune karakter. See on päris raske mõõta, väga keeruline on selle materjali karakterit Exceli tabelisse panna,
aga ütleme niimoodi, et kui me siin piirkonnas kaevandame sellist materjali ja sellest samast materjalist ehitame uut ruumi, seal on minu arust mingi tugev lisaväärtus juures, nii et ma arvan, et sellise kohaliku tehnoloogia, kohaliku materjali kasutamine ei ole oluline ainult keskkonnajalajälje mõttes, vaid seal on mingi selline mõõdetamatu ruumi unikaalne kvaliteet samamoodi sellega nagu seotus. Nüüd ma olen jälle kätte võtnud Tallinnas Sõpruse puiesteelt pärit 10 000 aastat vana savitüki. Ja selle materjaliga me oleme jõudnud päris kaugele, et me oleme teinud ka siis selliseid testtooteid, et tegemist on põletamata ehitustellisega, suurepärane materjal seinte ladumiseks, kannatab koormust enam-vähem sama palju nagu need fiboblokid, mis on siin silikaaatkivi kohal ja loomulikult on võimalik seda stabiliseerida ka siis lubjaga või tsemendiga, niimoodi saaksime ta ka veekindlaks. Aga kogu mõte on siis see, et kuidas ehitusmaterjalide tootmises võimalikult vähe energiat kasutada. Et see võiks olla ka selline madal süsinik ehituse nagu selline põhiargument või tegelikult üldse kestliku ja säästliku elu puhul, mida vähem energiat me saame kulutada, seda parem loodusele ja võib-olla meile endile ka. Nii, aga sellest materjalist oleme siis lisaks sellele kivile teinud ka krohve. Siin on see sama materjal siis nagu sellise krohvina, siin on mingid väikest kiude ja fiibrid ka sees. Ja mis on veel eriti huvitav, on see, et üks selline tore toode, kuna see on Mustamäelt siis kaevatud, siis ma olen teinud sellise toreda savivärvi nimega Mustamäe all. Mati Undilik nagu nimi siis sai sellele värvile. Ja ma võiks tegelikult, see värv on muidu on sellisel kuival pulberkujul, on siis seal värvikottides, aga siin on see värv segatud ära juba siis veega. Seda tuleb siis veel nagu pannkoogi taigent niimoodi segada. Ülejäänud komponendid lisaks savile on ka siis tselluloos, mis teeb ta siis tolmukindlaks ja üht-teist veel. Aga siis saame sellise pannkoogi taigna moodi asja. Nii. Ja ma olen selle savi siia, selle värvi siis siia. Nii, vedel jogurt, vedelematu tüüpi jogurt. Et võt siin on jah, et siis Mustamäelt pärit värv saab siis Kristiine linnaosas seina. Et niimoodi see ehituse vallas nagu olla võiks ka ideaalis. Ja kui ta ära kuivab, siis ta on selline mõnus õrn hall, nagu siin üleval pool paistab. Kui me ehitusaugust materjali kätte saame vundamendi süvendis, siis on selline pehme voolitav püdelmass. Järgmiseks me peaksime seda materjali kuivatama. Mõistlik oleks seda teha päikese käes, kui vähegi võimalik on meil muidugi see periood Eestis on üsna lühike, me saame maikuus, võib-olla siin augusti keskpaigani nagu seda teha. Ja pärast seda, kui me oleme selle ära kuivatanud, siis läheb see savimaht läheb jahvatamisse, et on nagu nisupüül. Et sellises konditsiooni viimine on oluline sellepärast, et meil on vaja leida õige segu ja seda sama savipulbrit peaksime me segama kruusaga, kus on jällegi väga oluline selle kruusa sõmerus, fraktsioon, mineraloogiline koostis ja konkreetselt nüüd selle tellise puhul, et selle keskkonnamõju oleks võimalikult väike ja et me saaksime kuidagi rääkida siin ka ringsest ehitusmaterjali kasutamisest, oleme me kruusa asendanud purustatud betooniga. Siiamaani me oleme ehitusjäätmeid kasutanud küll, aga me oleme ehitusjäätmeid kasutanud siis sellise, kuidagi sellises nagu mitte väga olulistes paikades, kas siis tagasitäitena, aga me leiame seda, et tegelikult see purustatud betoon, mida siis lammutusettevõtted ehitusobjektidel toodavad, et see võiks olla ka suurepärane uus komponent, saaks elada oma uut elu siis nende tulevikku vaatavate ehitusmaterjalide sees. Ja savil on väga palju selliseid haid omadusi, mida betoonil pole, et ta seob hästi niiskust, reguleerides sellega siis suhtelist õhuniiskust ehk nii-öelda rahvakeeli tekitades meil sellise mõnusa õhu. Lisaks on tal ka termiline inerts ja termiline inerts on midagi sellist, mis saviseina puhul on võimalik nii, et kui me selle seinakord soojaks saame, siis ta on tükk aega sooja. Ja kui see seinakord jahe, siis on ta tükk aega jahe. Ehk siis, kui meil temperatuuri kõikumised, mis meil on väga suured, siis
õhukeseseinalistele majade puhul on see meil probleem. Me peame kasutama lisaseadmeid, kas siis konditsioneerima või kütteseadmeid, aga meil on tegelikult võimalik kasutada ka sellist väga mõnes mõttes ürgset tehnoloogiat ja me käisime ETH jätkusuutliku ehituse laboris ja seal räägiti väga toredast terminist, et savisein kui tehnosüsteem. Minu arust on suurepärane nagu kujund just, et meil on nagu siin ütleme niimoodi, et selle materjaliga on võimalik teha ära hulka seda tööd, mida teevad kütte ja ehutusseadmed. Ja ma arvan, et sinnapoole võiks tegelikult tuleviku vaatava arhitektuur liikuda. Et me peaksime vaatama, millist ressurssi meil koha peal on ja arendama neid tehnoloogiaid, et me saame nagu loomuliku ventilatsiooniga, loomuliku õhuniiskuse reguleerimisega nagu hakkama ja võimalikult vähe energiat kulutama siis jahutamiseks või kütmiseks. Ma arvan, et selline ehitus, mis on tuleviku vaatav, on hübriidne. Need on kombinatsioon parimatest lahenditest. Et praegu meil kipub ta minema kas ühte suunda või teise suunda. Ja praegu meil ka koalitsioonilepingus on kirjas, et me peame kõik hooned, uued avalikud hooned ehitama puidust. Kui me natuke jalajälge vaatame, siis me teame, et see päris nagu nii pole. Et kohati võib olla nii, et isegi betoonhoone võib olla keskkonna mõttes sõbralikum kui puithoone.